Tervist! Tere! Kuule, nüüd on meil jälle hästi läinud, et päris värske ja toores liha on kätte antud. Minul siis Max Mooritsa seakaela karbonaad. Ja minul seafilee. Sarnu ka. Sul on kokku vedanud ka mul. Jaa. Aga mis teed? No nii, nagu me eelnevalt kokku leppisime, et siis teeme sellise sooja salati. Jah. Jah. Mul on tomatit ja ega see rohkem mulle väga palju ei olnud, kui gruusia keelt, Klausi teie. Seleta nüüd ära ka, et miks see gruusia keel on? Jah, just. Priit kohe räägib, et miks see on gruusia keel. Ja natukene lehtpeeti. Ja sinna peale ma teen valge hallitusjuustu ja sinepi sellise õrnakastme. Nii, et tuleb selline mõnus soe salat. Aga nüüd räägi gruusia keelest. Ei midagi, lihtsalt see mingi anekdoot oli see, et kui võtta neid nuudleid ja visata näiteks vasta seina, siis nii nagu need jäävad, siis see on nagu gruusia tähestik. Ahaa. Noh, loodetavasti sa ei salvanud kedagi. Aga sinu toit. Mina teen sealihast, seakalast tõmban õhukesed viilakad, praen ära, siis mul on siin Santa Maria niisugune karri grilloil. Siis on mul soolatud riisikad, need on külmas vees ära leotatud, sool välja. Siis on kirstomat, kuivatatud tomat, paprika, sibul ja ahju panin küpsema veel kartulit koos koorega, mille siis lõikan ka nii suured tükid, lasen kogu selle kupatuse panni pealt üle, praen läbi, panen selle õli, panen salatilehed alla ja on mu salat valmis. Väga mõnus. Niimoodi tšiuh-tšiuh ja valmis. Aga selge, hakkam pihta. Nii. Seakaela on küll nii, et ma saaks teha kahele armeele, ilmselt Eesti ja Läti armeele. No kuskil seal piiri lähedal, ma arvan. Jah, jaguks kõigile nagu. Ma teen niisuguse lihase asja, siis tead. No nii, ja panengi oma need seakaela ribalad siia sisse. Pann on väga äkiline. Soolapipar siia ei pane selleks, et see grilliõli või wok-saus või kuidas see nimi tal oli, see on ise juba nii tugevalt ära maitsestatud, et annab siia väga hea maitse juurde. Nüüd panen paprika, nüüd panen sibula ja seened. Tomat ja tomat. Ja kahte sorti tomatit, jah? Ma tulen ka sulle lähedale siis, et ma hakkan ka vaikselt panniga hullama. Nii. No. Ahaa. Ja mis seal kasmes oli? See on tegelikult juba Santa Maria valmis ostetud mingi voki õli või mingi niisugune asi oli. Ja ahjus enam ei näidnudki, aga nüüd näeb ahju sisse. Ma panin lihtsalt, pesin puhtaks, no, pagan. Ja panin koos koorega ahju küpsema, kartulid. Ja tõmban siit ka niisugused lõikan sektorid ja panen siia salati sisse ja ongi olemas. Ja ega minu salat on siin mõne minuti pärast juba täitsa valmis. Nojah, siis ongi minu kord liha küpsetada. No nii. Pann kuumaks. Sul on hea, see on seafilee, see läheb nii kiiresti, see on tšütsi valmis ju. Tegelikult ongi, et võtame siia peale ainult värvi ja see tähendab siis umbes minut poolteist ühelt poolt ja sama palju teiselt poolt. Natukene soola, natukene pipart ja rohkem pole vajagi. Ja sinna juurde lisandiks läheb siis nii nagu räägitud, et teeme Priidu poolt valmistatud hiinakeelset salatit. No nii. Hästi hea lust. Ja kartulid.
no loomulikult sellised aroome nagu tulevad siit. Soola. Pipart. Ja nüüd, kui teisel pool on värv peal, siis paneme taldrikule foolium peale või gaas ja siis küpsub ise edasi ju seal kuuma all. Jah. Ja siis... Tuletõrje ikka tuleks. Võimas au. Ja siis teeme lisandi. Nii, ja leidsin siit ühe niisuguse kausikese ja panen mõned salatilehed alla. Ja salatus sisse ja... Kuule, aga see näeb tõesti hea välja. Mõnus, värviline, ilus. Vaata, kes tegi. Näite. Ei näe ilus välja. Väga hea. Sedaviisi. Liha, eks ole, värv sai peale ja nüüd ahju korraks veel, kuna see pihv on selline paari sentimeetrine, siis on hea, kui lasta üle küpsida, eks ole. No, ära läheb sul kohe kõik juba. Wow. Ja siis see, mis siia pannile jääb, siia natukene puljongit peale, juurde Dijon sinepit, üks mõnus lusike täis ja noh, valge hallitusjuustu 100 grammi. Et tuleks selline hea tummine kaste siia peale. Ja Priit teeb lisandi meile. Kuna jätsu on aeglane, siis ma tulin ta lappi. Ja mitte ainult aeglane, vaid foksio aeglane. Ja. Panen siia kirstomatid, siis on need peedipealsed ja nuudlid. Ja lihtsalt, no hakkabki ringlema. Kuuma võki pealt läbi ja kui vaja, siis natukene puljongit peale, eks ole. Tundub, et vist ei ole. Ei ole. Ma panin õli juba päris mõnuga. Väga super. Naka soola. Nuudlid me siis leotasime tegelikult külma sees, et ei peagi keetma. Ja kui see on tehtud, siis ei muud, kui paneme ka minu vahvatoidu välja. Noh, väga hea näeb välja. Ühesõnaga, ma sain selle asja valmis. No. Sulamiskindel juust, jah? Ja natuke neid tükke tahaks nagu välja saada, eks ole. No muidugi saab natukene aidata, et kui koorega pisut pikendada, eks. Aga meie kamember ei taha millegi pärast sulada. No, jah. Söö, mis sa sööd, aga porgandikuubikud on alati okse sees. Lähme nüüd taldriku juurde. Selline liha. Ja Priit tegi nii super lisandi. See on lahe, mulle meeldib. Võta lehtpeet on ikka väga ilus. No, paksoi. Nuudlid on head. Pane palun ilusti kastet. Kas teil käsi väriseb? Ma ei kuule pärast, et oli nagu paksoi. Soovib teile niimoodi, jah? Palun. No nii, suurepärane seafilee, mõnusa sooja salati, tomati ja peedipealsetega ning hea valge hallitusjuustu sinepikaste. Noh, ja loomulikult ime nauditav, maitsev, rõõmus, vahva, hea. Lihhideni! Lihhideni, head sõbrad!